Tervitused! Täna ma sõidan otsima siirdesärge, vimba. Vigala kanti on siis sõit ja on aprillikuu algul, kuigi ma kahtlen, et hetkel on veel vara, et kas see kala nii kõrgele on tõust. Et kevad alles kogub kuskil hoogu, siin vaatad välja, ei saagi aru nüüd, et kas on hilis sügis või on see kevad ka kuskilt paistmas. Aga hetkel jah, et temperatuurid on veel madalad, öösel siin teeb vaevu 0, kuskil isegi miinuskraadi veel ja et hetkel siin hommikul kell 10 näitab ka kraadiklaas, paar kraadi sooja kõigest, et aga lihtsalt lähme vaatame ja proovime, et kui ei tule siis siirdekala, et siis kas või kohaliku särge, et lähme paneme seal sööta alla ja vaatame. Nii, olen nüüd püügipaigas ja täna on mul siis kaasas tavaline käsiõng, korgiõng, mis ta oli siin 4-meetrine teleskoop. Ja siis on Jigi Ritv, Power Jig, 2,4 meetri pikkune, testiga 10–30 grammi oli see, et siin ma plaanin kasutada lepiskala, kalastuskunni lepiskala rakendust, mille ma eelmine kevad enda jaoks avastasin ja mis väga hästi tõestas ennast, et ehk võib see täna olla, mis äkki päästab tänase päeva. Ja siis loomulikult teen ka valmis söödasegu, et ilma selleta oleks asi vist veel lootusetum. Ma rakendan kõigepealt ära siis selle Jigi Ritva, panen selle lepiskala rakenduse siia. Selline meetrine lips, 0,3 millimeetri läbi mõõduga fluorokarbon vist peaks see olema igal juhul. Siia on 2 lipsu valmidus olemas, lipsud on ka spetsiaalselt olemas kaasas. Ja lõppu ma panen siia esialgu, ma ei tea, pranem vist. Panen 20 praegu, 20 grammise tina siia. Nii, lipsud on juurde lisatud, paneme siia sellised erksade peadega tirgud juurde. Marmossid. Kiirkinnitusega lups ja lups. Üks siuke, mis ta on, siis neon kollane või roheline ja üks oranž. Ma alustangi sellega, et pärast vaatame, kui siin hakkab järjest tulema, võib-olla ei olegi korgiõnge vaja, et siis 2 ei jõua niikuinii tegeleda, aga no tegelikult mulle meeldib korgiõngega ka püüda, et siis võib-olla korda mööda. Ma söödastan selle platsi ära siin ja vaatame, mis toimuma hakkab. Kaugele vist. Konksud on söödastatud, vaatame, mis ja kas hakkab juhtuma. Midagi juba näris. Korra oli taga ka. Nii. See vist on vimb. Opa. Väga ilus vimb tuli rakendusele. hoopis tükkis. Oppa.
üks 10 minutit. Põmaki. Nii, jälle vimb. Opa, teine. Võtsin vimma jaoks, panustasin nagu särjele, aga 2 vimba. Võttis üle, mis tõmbas selle lipsu siia alla välja kohe. Enne vist oli alumise küljes, ma ei pandki tähele. Vaatame, mis siin veel saab. Nii, käis võtt, aga särg. Noh, vahelduseks särge ka siis. Väga ahnelt. Viskame praegu kõik puiti, pärast vaatame, mis saab. Ja proovime vahepeal korraks korgiõnge ka, siin on, hetkel on vaikus. Opa, pani löögi ära. Vimb jälle. Nii. Opa, korgiõng ei teinud midagi praegu. Sellega vist on mugavam põhi kohe leida ja proovisin siit eespoolt natukene ja korgikal üks ilus särg. Sellega siia praegu. Selle koha peal võtab vähemalt särg. Nii. Särg. Kohalik särg. Ütleme nii, et kala ei söö väga ja olid need hommikused vihmavõtud, et teen ise praegu väikse söögipausi ja jätsin selle lepiskala rakenduse sisse, et passiivselt vaatame, võib-olla seda võtab siis mõni vihmake varsti vähemalt. Aga jah, paistab, et natukene on vara veel siin kandis. Nii, lõuna ajal ikka juhtub. Opa. Hakkas ots mängima ja tuli üks vimbel. See on nii tavaline endal, kui on söögipaus, siis kui muidu võttu ei ole, siis tahad rahulikult olla, siis istub, vaatasin, hakkas see ots tõmblema ja rakendusele vimb.
Su päris kurku võtnud siin. Opa, ma isegi ei tea, kas see on nüüd 5. siis. Nii, uued taugud. Nii, üks vimp pääses minema. Nii, opa. Saime. Okei, see on särg. Kobe. Viskan särjad tagasi, niikuinii siin võtta on praegu selline niru ja võtan need vimmad kaasa, pärast loobin need mõned üksikud särjad ka veel tagasi. Nii, Vigala jõe püügilt olen nüüd tagasi ja ma seal jõe ääres ei jõudnudki kokkuvõtet teha. Mõtlesin, teen selle eraldi kodus praegu siin ja kokkuvõtvalt siis võibki öelda, et ilmad on veel jahedad ja tundub, et see kala ei ole veel nii kõrgele tõust, mida siis tänane püügipäev ka näitas. Ja see elu seal jões oli üsna tagasihoidlik, kuigi jah, videos on näha väljalõiked kalade võttudest, kuigi tegelikult ma istusin reaalselt kokku seal 5 tundi ja selle aja peale vaid 5 vimba kaasa ja mõned säred, mis ma seal tagasi lasin. Et selline klassikaline varakevadine käik, kus siis ootamist on rohkem kui saaki, aga samas märgid olid olemas, et varsti läheb asi käima, et tuleb oodata, kui vaid ilmad lähevad soemaks. Ja eks selle asja võlu ongi ju see tegelikult, et tuleb lihtsalt käia ja proovida ning õigel hetkel tagasi olla. Näeme siis järgmisel kalaretkel.